On kätte jõudnud reede, Martti ja Lauri on kaksikud, mis me täna teeme? Kurat on jah reede. Teeme, mis täna? Meil on pakk vaja ära pakkida, aga selleks, et jällegi loomulikult oleks asi võrdne ja me mõlemad saaksime tunda seda nii-öelda siis ebameeldivust, mis minuga käib kaasas, kui me peame tegema käelisi tegevusi. Teeme me seda siis koos, võiks olla isegi tandemis ja minul on täna siis vasak käsi, kes eelmine nädal nägi, oli minul parem käsi. Aga jaa, meil on, minu poole peal on see. Jaa, kõik asjad. Kõigepealt on meil siin vaja pakki panna need ära. Jaa, meil on see käsi, mida me tahame siis saata maale vanaemale. See korraga ei saa rohkem asju. Nii, ja meil on olemas kast, kuhu me seda sisse tahame panna. Meil on olemas kink ja paber, meil on olemas slefid, meil on olemas pael ja meil on olemas ka marker, et nimi peale kirjutada. Aga Marti, first things first, avame kõigepealt selle karbi. Teeme selle karbi kõigepealt lahti. Nii. Apati, selle käe siia. Sisse mahub ilusti, paneme selle pehmesuse peale. Nii, ja murrame nüüd siit, jah. Järgmine etapp on meil see, et me peame välja mõõtma siis paberi, et seda kasti ilusti pakkima hakata. Kuule, aga kas te siit äärtest ulatub üle? Oota, aga võtame niimoodi, et paneme ta nii, siia on ju. Ja... This is very hard. This is not really hard. Ma arvan, me peame ta lõikama kusagilt siit maalt ära. Vaatame siit maalt. Jaa, ta ulatab ilusti kinni. Jaa. Võta natukene peale. Nii, ma hoian siit seda sul kinni ja hakka nüüd lõikama. Katsu, võta nagu sealt rulli lähemalt, jaa. Kas mul on sellerik sirgelt? Enam-vähem, jaa. This sucks ass. Martti, millised on olnud sinu elu kõige meelde jäävad? Fucking hell! Oot, sorry. See jääb mul ette siit ju. Aga hoia sina rulli, ma proovin siit parema käega saada. Esimeses klassis sai ma Tamagotchi, see oli minu kõige meeldivam ja mu jõulukingitus. Ma ei olnud kõige, ütleme siis nagu paremast perest, selles mõttes, et kõige nagu rikkamast perest. Jõukamast perest, tõesti. Et saada siis selline niisugune tehnoloogia ime sellel ajal. No see oli legit asi, ma mäletan seda, et õde sai tädipoja käest kingituse ja ma olin mega pettunud, mitte nagu pettunud, aga ma olin nagu... Miks mina ei saa? Ja ma olin ülisolvunud, et nagu miks mina ei saanud, on ja... Oota, aga nüüd on meil error, mille meil läheb see siia, vaata, meil oleks vaja mingit läbipaistvat teipi või mingit asja, et see kinni panna. Paneme siia äkki selle lehvi peale või? Kinni ära. Ühe käega pakkimine pole kunagi nii hard olnud, on ja... Pakkimine, ühe käega pakkimine, mis? Jaa, oota, aga ma ei saa kasutada oma kätest, ma pean siit kinni hoidma, sa pead ise hakkama saama sellega, Martti. Ta kasutab amba, ei tea. Tubli poiss. Nüüd tubli poiss, teine pool veel. Joo. Vaata, täis ei lasta seda, muidu see ei kleebi pärast veel. No tuleb, väga hea. Nii, löö lärts siia peale keskele, siia vaata, kus me kattiga tegime. Oota! Liianud suuka raho, ainult raho. Nagu ütles Karlsson katuselt. Jaa, nii, pane, put it here. Yeah. Yes. Nii, ja nüüd otsad kokku võltida siis ju. Nii, teeme siit. Kurat, selle otsaga küll sarra lõigata, nii võtka pole meil vajagi. Aga mis on olnud kõige nagu, ütleme siis sellise vingem kink, millest sa oled kõige rohkem uhkustunud või mis on nagu pannud kellegi teise niimoodi nagu... Kadedust tundma või? No jah, et sa teed kellelegi kingi, et sul on hea tunne pärast. Hoia pakki kinni. Pärast seda. Et ma olen kellelegi teisele teinud kingituse. Jaa, mis on nagu eriti korda läinud. Mäletad, üks aasta sa vaatasid mulle väga imelikult otsa, kui ma küsisin su käest, et kas mul oleks võimalik saada Maria Rannavälja finaal. Ja ma kinkisin selle õetütrele Marta-Miile. Hei Marta, ma tean, et sa vaatad seda saadet. Ja ma kinkisin Marta-Miile ära ja see hetk, kui ta selle paki lahti tegi ja ta nägi, et seal tuli mingi Eesti YouTuberite mingid käevõrud ja asjad. Ja siis, kui seal tuli välja see Maria Rannavälja, see pinaal või meigikott või mis iganes asi oli, siis see emotsioon, mis ta tuli lihtsalt mingi valema, vaata, mis ma sain! Et see oli nagu priceless, siis ma sain aru, et kurat, et nagu... Et esimest korda elus tekkis mul see emotsioon, et palju vägevam võib-olla on isegi jõulukinki teha, kui ise saada. Noh, olemas ju. Selline tuli meie pakipoiss. Kui sina arvad, et sa suudad paremini pakkida tänasest märku kommentaaride, siis jaga meile ka neid nippe, kuidas paremini pakkida. Loomulikult minu arvates kõige parem pakkimisviis on võtta see kott visata, sa kink sinna sisse ja korras. Olemas. Olen nõus sinuga. Või siis veel parem variant on see, et kasutada ära oma osavate lahkete heade kätega pruuti ja las tema pakib need kingitused ära. Just kui sina teed samamoodi, siis anna meile märkusest ka subscribe'iga, sest et kohe pärast uut kraami. Ja, näeme järgmine nädal. Tšau! Nii.
katsume siit kuidagi nüüd välja saada. siin läheb jube palavaks. Natukene.